Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, head kuulajad! On teisipäev, kell on mõni minut 1 läbi ning pärast põgusat puhkust ja kordussaateid on Kuku eetris vana hea Krimiraadio uued saated. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tänase saate teises pooles on meil külas legendaarne politseiametnik Margus Kotter, kes tänasel päeval aitab reformida Ukraina sisejulgeolekuasutusi. Krimiraadios räägib ta, milline pilt on sõdiva riigi kuritegelikus maailmas. Kui palju tänavatel varastatakse, röövitakse ja tapetakse. Ja üleüldse, mis laadi probleemidega tuleb Ukraina politseil kõige enam tegeleda. Aga kõigepealt võtame ette teema, mis on viimastel kuudel ja nädalatel Eesti inimesi eriliselt erutanud. Räägime nimelt Rootsi vangide majutamisest Tartu vanglasse. Justiits- ja digiministeeriumi vanglatöö korraldamise talituse juhataja Tiina Unuks on just see inimene, kelle käest saame sel teemal küsida kõike, ka kõige ebamugavamaid küsimusi. Tiina Unuks, tere tulemast Krimiraadiosse! Tervist! Kas olete siis valmis vastama ka kõige raskematele küsimustele ses osas, mis puudutab Rootsi vange Tartu vanglas? Ma usun küll, jah. No väga hea, aga täpsustamegi siis kohe paar asja üle. Kui palju Rootsi vange tänaseks päevaks Eestis on, kui palju saab neid olema kuu lõpus? Täna on Tartu vanglas 4 Rootsi kinnipeetavat. Kuu lõpuks ma täna ei oska seda nii täpselt öelda, sellepärast et lõplik kinnipeetavate arv sõltub nüüd järgmisest lennust ja kui palju seal isikuid lennu peal on. Küll aga leping näeb ette seda, et oktoobri lõpuks peab meil olema seal 100 vangi, ise rihime, et võiks olla septembri lõpuks esimesed 100 ja aasta lõpuks 200 Rootsi kinnipeetavat. Aasta lõpuks 200. Ja need lubatud 600, mis ajaks need siis lõpuks kõik kohale jõuavad? Aasta pärast võiks 600 olla, et leping siis näeb ette, et alates lepingu käivitamisest, see on siis 5. augustis 2026, sellest 1 aasta läheb siis aega, kuni Rootsi siis saab saata 600 kinnipeetavat. Nende esimeste vangide saabumisest sai täitsa arvestatav meediasündmus. Kuivõrd see nüüd protsessile kasuks tuli või teie oleks tahtnud ikkagi võib-olla veidi salajasemalt või rahulikumalt toimetada? Ma ütleks, et päeva lõpuks läks kõik nii, nagu me plaanisime. Kinnipeetavate transpordiga polnud mingisuguseid probleeme, saime nad ilusasti Tartu vanglasse ka ära paigutatud. Jah, lennuk maandus Ämari lennuväljal, nii oli meil ka see plaanitud. Et päeva lõpuks läks kõik hästi, et me ise ei näe seal midagi sellist, et oleks võinud nüüd minna halvemini või paremini ja meie jäime selle päevaga väga rahule. Need esimesed 4, nagu te ütlesite, kes juba kohal on, milliste kuritegude eest need siia saabunud 4 vangi siis karistusi kannavad? Ma igaks üks ütlen, et see valim täna on väga väike. Me räägime 4 kinnipeetavast, et nende süüteod nüüd ei anna seda täit pilti, kes Eestisse lõpuks karistus kandma saabuvad. Aga seal on nii narkokuritegusi, majanduskuritegusi kui ka vägivalda. Juba nende 4 hulgas on selline hulk erinevaid kuritegusi? Tihti on isik süüdi mõistetud mitme erineva kuriteo eest. Millised on olnud esimesed muljed Eesti vanglast nüüd 4? Esimesed nurinad või kaebusedki? Nende jaoks on meeldiv see, et nad on täna 4 eluosakonnas, kuhu mahub üle 40 kinnipeetava. Et Rootsi vanglad on teatavasti ülerahvastatud, seal on kambrites 2 inimest, ka siis, kui kambrisse on mõeldud panna ainult 1, nende jaoks on seal täna palju ruumi. Nende enda muljed on olnud neutraalsed, seal on ka kinnipeetavaid, kes soovisid Eestisse tulla karistus kandma. Täna sellist nurinat taolist pole olnud, tahavad toimetada, on rahumeelsed ja niimoodi me nendega järjest läheme. Te ütlesite, et seal on nende hulgas neid, kes tahavad Eestisse või tahtsid Eestisse tulla karistust kandma. Ma saan aru, et siis on ka neid, kes ilmtingimata ei tahtnud või? Kõik ei tarvitse tahta Eestisse karistust kandma tulla. Kuidas see protsess käib, on niimoodi, et Rootsi vanglateenistus ise siis vaatab välja need kinnipeetavad, kes vastavad lepingu tingimustele. Neile öeldakse, et meie leiame, et teid tuleks paigutada Tartu vanglasse karistus kandma. Rootsi kinnipeetaval on õigus siis esitada vastuväide, ma ei soovi näiteks ja siis oma põhjendused.
esitatud. Rootsi vanglateenistus vaatab selle taotluse läbi ja selle pinnalt siis tehakse otsus, kas ta saadetakse või mitte, et see kinnipeetav eriarvamus ei ole siduv. Et kui ta ei soovi tulla, siis ei tähenda, et teda siia ei paigutata. Aga kui Rootsi vanglateenistus leiab, et tal tuleks karistus kanda Tartu vanglas, siis ta siia ka jõuab ja see, et ta seda ei soovinud, ei ole alus mitte paigutamiseks. No te mainisite, et neil 4 kinnipeetaval seal Tartu vanglas on praegu väga mõnus olla selles tühjas Tartu vanglas, siis nad on, nagu te mainisite, harjunud ikkagi kitsikuses elama. Mismoodi nad seal praegu paigutatud on? On nad kõik, ma ei tea, eraldi kambrites ja mismoodi nad tulevikus paigutatakse, et kui palju ühte kambrisse neid kokku pannakse? Me rendime Tartu vanglas välja 400 kambrit ja võtame vastu 600 kinnipeetavat. Et matemaatika ütleb seda, et kõik ei saa olla 2 kambris või ka üksi ja et me siis järjest hakkame vaatama, kuidas me neid paigutama hakkame. Eesti on olnud eeskujuks ju oma nikotiinivaba vanglaga ja see on ka meediast läbi käinud, et tegelikult nendel läbirääkimistel surusid ikkagi rootslased oma nikotiinipadjad piltlikult öeldes läbi. No see tähendab ju seda, et nüüd tuleb ikkagi sama õigus anda ka Eesti vangidele. See on ikkagi oluline löök ju meie aastatepikkusele tööle. Tegelikult oli niimoodi, et Rootsi vanglates eelkõige eelistatakse suitsetamist ja nikotiinipadjad on neil pigem alternatiiv. Rootsi soov oleks see, et me oleksime lubanud Eesti vanglates nende kinnipeetavatel suitsetada ja see oli meie jaoks täielik punane joon, et meie ei ole valmis peale kõiki neid aastaid taaskord minema suitsetamise teed. Nikotiinipadjad oli kompromiss, mille me siis leidsime. Ja ta on selline kompromiss, mis hakkab kehtima ka Eesti kinnipeetavatele? Jah, see on selline kompromiss, mis hakkab Eesti kinnipeetavatele ka kehtima, nii et ka Eesti kinnipeetavatele me nüüd lähiajal võimaldame siis nikotiinipatjade kasutamise. Kas see on kõige valusam kompromiss või on veel midagi, mida te nüüd Rootsi vangide osas leppisite kokku ja mida tuleb edaspidi laiendada ka Eesti kinnipeetavatele? See oli meie võib-olla tugevamaid punaseid jooni, mille üle viimase hetkeni arutlus käis. Ülejäänud asjad, mis me oleme Rootsi kinnipeetavatele lubanud, mis ka tahes-tahtmata aja jooksul hakkab Eesti kinnipeetavatele laienema, eks ta oleks varem või hiljem tulnud. Lihtsalt see vanglarendi projekt loob selle olukorra, kus me peame oma tööprotsessid, vangistusõiguse kiiremas korras üle vaatama. Et ta kiirendab meie omaenda süsteemi arengut. Me oleme seda niipidi vaadanud. Ja Rootsi kinnipeetavate puhul me saame näha, kuidas mingid muud alternatiivid töötavad või toimivad. Me õpime neid paremini tundma ja sealt saame teha siis otsuseid, kas ka Eesti kinnipeetavatele need laiendada. Aga tooge mõni praktiline näide, ma ei tea, 2 telekat kambris või mis need sellised asjad on? Ma igaks juhuks ütlen, et 2 telerit kambris on sellepärast, et üks on siis ühele kinnipeetavale, teine teisele kinnipeetavale. Seda näeb välisleping ette. Tartu vanglas on ka varem olnud ka Eesti kinnipeetavatel 2 telerit kambris, et see ei ole midagi ainukordset nüüd. Vahe vist on selles, et Eesti vangide telerid ostsid nad endale ise või soetasid, aga Rootsi vangide telekad on siis ikkagi süsteem neile ostnud riigi raha eest või maksumaksja raha eest. Rootsi maksumaksja raha eest, et Rootsi soovib, et nende kinnipeetavatel oleks kambris telerid, sellepärast on ka Rootsi kinnipeetava puhul tasu 8500 eurot kuus, kui täna Eesti maksumaksja jaoks on vanglateenistuse eelarve puhul ühe kinnipeetava kuu maksumus seal 300-700 kanti, et siit ongi see vahe, et seda ei maksa Eesti maksumaksja kinni, see Rootsi maksumaksja kulu. Aga ikkagi need näited siis veel, mis on neil nüüd lubatud ja mis tõenäoliselt saavad olema lubatud ka Eesti vangidel tulevikus? No kambri inventar on laiem, seal näiteks on ruloo. Meil kinnises vanglas igas kambris ei ole rulood, meil on eelkõige avavanglates täna rulood, et see on midagi, mida me kaalume, et siis vanglates laiendada. Öövalgustus ei põle Rootsi vangil, aga täna ka Eestis juba Tartu vanglas ja Tallinna vanglas osades eluosakondades öösel öötuli ei põle. Siis veel distsiplinaarkaristustest võime rääkida, et Rootsi kinnipeetava puhul on ainult noomitus selleks karistuseks, küll aga siin on oluline rõhutada, et esmapilgul võib tunduda, et see on leebe, aga mis juhtub on see, et kui Rootsi kinnipeetav paneb toime rikkumise, Eesti karistab teda noomitusega, siis Rootsi vanglateenistus võtab kogu tema distsiplinaarkäitumise, mis on vanglas toimunud kogu selle vangistuse ajal ja nemad otsustavad, kas see inimene vabaneb tingimisi enne tähtaegset või mitte ja nad saavad selle edasi lükata kuni karistuse ärakandmise viimase päevani. Eestis
Eesti kinnipeetavate puhul, ta võib olla ka 10 korda karistatud kartserikaristusega, aga see ei anna meile mingit õigust lükata tema tingimisi enne tähtaegset vabanemist edasi. Nii et rootslaste puhul mängib ülisuurt rolli see, kuidas ta on vanglas käitunud ja mitu noomitust tal on. Samal ajal Eesti puhul need distsiplinaarkaristused kohtu jaoks on küll oluline aspekt, aga need ei seo kohust teda kas siis varem vabastama või mitte. Ma ühe asja ikkagi tahan üle küsida. Meie vanglates on karistust kandnud Balkani sõjakurjategijad. Ja nemad on siin karistust kandnud ikkagi nii, nagu Eesti seadused ja normid ette näevad. Miks need Rootsi vangid peavad kuidagi teistmoodi siin karistust kandma? Väga suures plaanis on meie vangistused Rootsiga ääretult sarnased. Need rulood, see noomitus, nikotiinipadjad, need on mõned üksikud näited. Ma lihtsalt igaks juks räägin selle ka ära, et kui me hakkasime Rootsiga arutama seda, kas vanglarent on võimalik, siis me läksime koos Tartu vangla kolleegidega erinevatesse Rootsi vanglatesse koha peale. Me käisime läbi päevakavad alates sellest, et mis on nende režiim, kuidas toimub distsiplinaarne mõjutamine, millised on eri vahendid, jõu kasutamise meetodid, kuni selleni, mis värvi on lusikas ja mis juhtub, kui tuvi maandub valesse kohta vangla katusel. Me käisime kõik need detailid läbi. Mis Rootsiga silma paistis, oligi see, et neil oli noomitus, kambri inventar oli mitmekesisem, näiteks vangla vorm on natukene teist värvi, nad ei kasutanud taserit, aga üldjoontes meie vangistused on sarnased, ääretult sarnased ja sellepärast me üldse otsustasimegi Rootsiga minna lepingusse, sest see meie jaoks tähendab ainult mõningaseid kohandusi. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub. Stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meil on külas Justiits- ja Digiministeeriumi vanglatöö korraldamise talituse juhataja Tiina Unuks ikka selleks, et küsida kõige teravamaid küsimusi Rootsi vangide Tartu vanglasse majutamise kohta. Tiina, mida teie isiklikult, ma mõtlen siis mitte niivõrd projekti vedava ametniku, vaid inimese ja kodanikuna peate kõige suuremaks riskiks, kõige suuremaks ohukohaks selles tehingus? Kõige suuremaks riskiks või ohukohaks ma pean seal seda esiteks, et kas Rootsi meile suudab saata rohkem kui 300 kinnipeetavat, et kas me üldse jõuame kunagi 600-ni, sest et meil need kriteeriumid, mis me välislepingusse oleme kirja pannud, on tegelikult väga kitsendavad. Et Rootsi jaoks saab see olema väljakutse, et need kinnipeetavad siis välja sortida. Ja teine ohukoht võib-olla, mida ma näen, et või see võtab vähemalt nagu aega, on see, et kui kiiresti me õpime neid tundma ja kui kiiresti me suudame saavutada sellise hea töörütmi. Et mingil määral saab olema seal kultuurilisi, keelelisi erinevusi, et see võtab lihtsalt aega, aga me täna ei tea, kui kaua läheb selleks, et me õpime kõiki neid tundma ja me suudame selle vangla töörütmi käima saada. Te vastasite ikkagi nagu ametnik, see tähendab, et kodaniku ja lihtsalt inimesena te ei tunne, et oleks üldse mingisugused erilised riski või ohukohad selles ettevõtmises? Me oleme läbi käinud kõik varasemad lepingud, mis on sõlmitud. Näiteks võtame selle Norra-Hollandi lepingu, võtame Hollandi-Belgia rendilepingu. Me oleme kohtunud näiteks Hollandi vangla direktoriga, kes oli vastutav tollel ajal selle vangla toimimise eest, kui tol korral oli vanglarendileping, mis lõppes 2018 aastal. Me oleme Rootsis koha peal käinud erinevates vanglates, me oleme käinud nii palju detaile läbi, nii kompleksselt, et teades seda tausta, seda tööd, neid inimesi seal taga, Tartu vangla ametnike entusiasmi, meelestatust, mis ressurss, mis mõttemaailm, kui palju ületunde, energiat ja kuidas ma ütlen, kirglikkus sinna sisse on läinud, et teha nii, et iga detail oleks nii hästi, kui me oskame, siis mina kodanikuna ei oska seda näha. Et kui ma meedias loen ja kuulen või mõtlen kaasa neid hirme, mida tihtipeale õhutatakse või kui palju on valeinformatsiooni, siis ise sisimas ma tean ja tundes neid inimesi, kes seal taga on, et mina ei oska seda näha ja karta, sest me oleme nii detailini selle läbi hekseldanud. Ma toon teile ühe näite, on asüüli teema, mis on üles tulnud. Asüül oli esimese asju, mida me hakkasime rootslastega üldse läbi rääkima, kui me hakkasime lepingut tegema. See ei olnud midagi sellist, vaatame, mis saab.
lepingus on ka viide pagulaskonventsioonile ja see on täiesti teadlikult sinna niimoodi pandud, sest rahvusvaheline õigus ei võimalda meil Rootsi vangil asüüli taotlemist välistada. Me ei saa seda teha, sellepärast ei ole lepingus seda eraldi reguleeritud. Samas on olnud viiteid, et nagu Rootsi kinnipeetav saab asüüli taodelda, et nagu oleks eraldi klausel. Ei ole. Rootsi vangil on tõesti õigus rahvusvahelisest õigusest tulenevalt see taotlus esitada, aga ei ole ühtegi põhjust, miks peaks Eesti selle taotluse rahuldama, sest asüüli põhiolemus on see, et ta ei saa naasta sinna, kus pole turvaline, aga ta naaseb alati Rootsi, mitte keegi ei vabane siia ja ainuke riik, kes talle sisuliselt üldse kunagi saaks asüüli anda, on Rootsi. Et selline näiteks, et sellist infot nagu liigub, kuigi päeva lõpuks ma usun, et Eesti vanglateenistus on tõestanud, et me oleme oma ala eksperdid, me teame, mida me teeme, meil on otsuse kaalutletud, et see rendivangla tõepoolest on uuelaadne projekt meie jaoks ja ka rootslaste jaoks, aga need detailid, mis seal tegelikult taga on ja kui palju me oleme läbi hekseldanud, siis mina kodanikuna täna tõesti ei oska neid hirme näha. Riskidest rääkides, siis mina mõtlesin veel ühe riski välja, nimelt erakond Isamaa on olnud kardinaalselt sellele vastu, et need Rootsi vangid siia tuua ja nad on lubanud, et võimule saades nad selle asjaga ära lõpetavad ja vaadates praegu reitingut, siis on täiesti teoreetiline võimalus, et nii ka läheb. Ma ei tea, kui mõistlikuks te seda juttu peate? Sellega on lihtne, kui tulevane valitsus soovib lepingu lõpetada, siis see on poliitiline tahe ja soov ja vanglateenistuse asi on tahe ellu viia. Nii lihtne ta ongi ja me saame mõlemad pidi hakkama. Kas Eestil on üldse võimalus see poliitilisel põhjustel kuidagi ühepoolselt niimoodi üles öelda? Jah, et lepingus on väga lihtsasti 1 aasta on ette teatamise aega. Kui soovime lepingu üles öelda, siis aasta enne ütleme, soovime üles öelda ja sealt see protsessis käivitubki. Milliste tagajärgedega me sel puhul peame siis veel arvestama? On seal mingisugused valurahad? Ei, rahalisi sanktsioone meil sellega järgne. Rootsi meile sellist võlanõuet esitada ei saa, leping seda ette ei näe, ainult force majeure'ist või ettenägematutest asjaoludest tulenevalt, et kui teisel poolel on ilmselgelt tekkinud kahju meie otsustest, et siis saab. Aga niimoodi lepingus eraldi see sätestatud taoliselt ei ole. Nüüd kõige suurem probleem, mis sealt tekib, on inimeste töö. Et meil ei ole näha täna jätkuvalt, et vangide arv hakkaks tõusma, vahistatute arv on kasvanud, aga süüdimõistetute arv mitte. Siis meil kerkib üles siis küsimus, mida me Tartu vanglaga peale hakkame, et täna Tartu vangla ikkagi teenindab aastas circa 2500 arestialust, lisaks meil on seal vahistatud ja avavangla, et siis tekib see taristu küsimus seal, et kui jätkusuutlik see on, aga inimesi kindlasti koondama peaks siis. Kas kõlanud argumendid, et armsast ülikoolilinnast Tartust saab krimipealinn seetõttu, et Rootsi vangides sõbrad, sugulased ja muud kriminaalsed tegelased tulevad siia vangidele külla ja siia nad jäävad ja seetõttu siin tekib selline hämar ja kahtlane keskkond. Kuivõrd te seda riski hindate nüüd tõenäoliseks? Mina pean seda riski äärmiselt vähetõenäoliseks, seda mitmel põhjusel. Esiteks, kui Tartu vangla 2002 avati, siis olid täpselt samasugused diskussioonid, et nüüd tuuakse Tartusse 1000 kinnipeetavat ja nüüd kõik lähedased ja sugulased kolivad kõik Tartusse elamas, kõik tahavad külas käima. No, ei ole nii läinud. Nüüd Rootsi vangide puhul on nii, et kohtumine ja kokkusaamised on Eesti õiguse alusel. Jah, Rootsi vangile võib keegi külla tulla, kui ta soovib, aga ta peab esitama taotluse tükk aega enne seda. See ei ole nii, et keegi tuleb ukse taha, ma tulin nüüd külla, tahan kohtuda, ei ole nii. Tuleb taotlus esitada, me teeme taustakontrolli koostöös Rootsiga, sealhulgas me võime küsida külastaja karistusregistri väljavõtet näiteks. Seejärel me siis otsustame, kas me anname siis lühiajalise kokkusaamise, pikaajalise kokkusaamise, kui kaua see kestab, otsustame ka meie. Ja seadus näeb ette, et pikaajalist kokkusaamist, mis on siis üle öö, on miinimum, mida me peame võimaldama 1 kord poole aasta jooksul, lühiajalist kokkusaamist 1 kord kuus. Küll aga Rootsi saadab meile eelkõige need kinnipeetavad, kellel ei ole lähedasi suhteid seal koha peal, sest et see läheb samamoodi rahvusvahelise kohtupraktikaga vastuollu, et näiteks võtab ära ühelt lapselt käia külas oma isal. Et selliseid kinnipeetavad nad ei saa meile saata ja Rootsi kinnipeetavatel on sarnaselt Eesti omadega võimalus teha videokõnesid lähedastega, mida Rootsi vanglas teha ei saa. Nii et see loob juba selle eelduse, et selle asemel, et ma 8 tunniks sõidan Eestisse kokkusaamisele, on mul lihtsam taga iga nädal tund aega ju veebi vahendusel suhelda. Mängiksin ühe sellise teoreetilise varianti veel läbi. Teatavasti täna ka ülekorratult
saabub Eestisse või Tartusse, Tartu vanglasse 600 Rootsi kinnipeetavat. Tartu vangla on ehitatud circa 1000-le. Need 400 kohta, kas neid on ka plaanis mingisuguse aja pärast täita, ehk et kuivõrd tõenäoline on, et 600 Rootsi vangist saab 1000 Rootsi vangi? 600 on sellepärast, et see annab vanglas piisavalt ümberpaigutamise opereerimise ruumi, juhul kui midagi peaks juhtuma või Eesti enda vangide arv peaks hakkama kasvama. Et täna me Tartu vangla sellest 933 kinnise vangla kohast osa on mõeldud ka Eesti omadele, ehk siis need, kes on kohtueelses menetluses olevad vahistatud pluss arestimaja teenus. Et selle jaoks meil peab ka puhvrit jääma ja ei, meil ei ole täna plaanis, meil pole isegi rootslastega sellist diskussiooni olnud, et tõsta seda arvu 600-lt kõrgemale. No aga kui nad äkki ütlevad, et meil on mure, meil on liiga palju kurjategijaid ja meil on raha, olge head, aidake välja. Seal ikka mängib see ka rolli, mis on tolleks hetkeks meie omaenda kinnipeetavate situatsioon, kas see number on jätkuvalt tohutult langenud või mitte ja siis on see Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu otsus, kas siis rentida välja või mitte. No kuuldavasti on ka britid justkui oma vangide siia vanglasse saatmise võimalust uurinud. Peate võimalikuks, et ka see kunagi läbi läheb? Ma ei oska tulevikku ennustada, aga täna lähiperspektiivis ma seda võimalikkust ei näe. Justiits- ja Digiministeeriumi vanglatöö korraldamise talituse juhataja Tiina Unuks, suur tänu, et leidsite aega ja tahtmist tulla ka Krimiraadiosse. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi ja seda äärmiselt huvitava teemaga. Me räägime nii-öelda tavakuritegevusest Ukrainas. Ehk siis, millist laadi seadusrikkumistega tuleb sõdiva riigi politseil tsiviilelus kõige enam tegeleda. Mul on eriliselt hea meel tervitada stuudios Margus Kottarit, meest, kes on väga suure osa oma elust andnud Eesti politsei ülesehitamisele. Kuid on tegelenud näiteks ka Afganistani politsei väljaõppega. Nüüd juba mõnda aega aitab Margus reformida Ukraina politseid. Tere tulemast Krimiraadiosse, Margus! Tere tulemast! Ega ma eksinud, kui märkisin, et sa aitad reformida Ukraina politseid? Jah, ma täna töötan Euroopa Liidu missioonil, tsiviilmissioonil, mis tegelikult, kus politsei on üks osa ja tegelikult mina olen strateegiliste reformide nõunik, kus siis põhisuund on eurointegratsioonile kaasaaitamine ehk minu põhitöö on Ukraina presidendi poolt kinnitatud üldine strateegia, overarching strateegia, selle rakendusplaanide, alampunktide nõustamine erinevate asutuste vahel. Kõlab kõik väga keeruliselt, aga sisuliselt see tähendab seda, et sina aitad Ukraina politseid reformida selliseks, et ta näeks ikka samasugune välja nagu mujal Euroopas. No üldiselt saab niimoodi öelda, et meie põhipartneriks on praegu ikkagi Siseministeerium. See tähendab laiemalt, mitte ainult politsei, vaid paljud sisejulgeolekuasutused. Kogu sisejulgeolekuasutused, et mina otseselt ei puutu kokku ainult luureasutustega, aga on piirivalve, toll, prokuratuur, siis on ja politsei oma erinevate struktuuriüksustega. Ühesõnaga, sa tunned seda süsteemi, ma kujutan ette väga hästi ja me saame täna rääkida just nimelt Ukraina sisejulgeolekust laiemalt. Niivõrd kuivõrd Ukraina suur maa, struktuurid on suured, struktuurid on keerulised ja nüüd peale seda aasta 3-kuulist tööd seal, siis ma arvan, et ma juba midagi saan aru. Me teame, et Ukraina sõdib juba 5. aastat Natsi-Venemaaga. Selge see, et suures plaanis ongi kogu fookus Ukraina elus seal, kus on rinne, seal, kus käib sõda. Kuid ometi teame ka, et suuremates linnades ja väiksemates linnades, mis ei ole otseselt nii-öelda sõjaliinil, püütakse elada ka tavaelu. Inimesed hoolimata kõigest üritavad elada normaalset elu ja seal, kus on normaalne elu, seal on tagasi ka see sama tavakuritegevus. Kuivõrd see on nii või teisiti küsides, mis on hetkel see, mis Ukraina inimestele kõige enam muret teeb, kui me nüüd sõjateemad kõik välja jätame? Ega raske on sellest sõjast mööda minna ja mida saab öelda, et üldiselt tavaline elu läheb edasi. Et inimesed käivad tänavatel, käivad normaalselt söömas, sõidavad autodega, käivad tööl ja ei lase ennast häirida, kuigi nad on väga-väga väsinud kogu sellest asjast. Nüüd, kui rääkida kuritegevusest, siis kuritegevus on selles osas, mis on meil traditsioonilise tänavakuritegevus või vargused, see on peaaegu nullilähedane. Et seal on väga vähe juhtumeid,
tegelikult on palju niisugust peitkuritegevust, mis ei jõua politseini, nagu meil kunagi Eestis oli, et tegeldakse väga palju perevägivallaga, vägivallakuritegudega, mis jääb kuhugi avalikust ruumist välja, ei kiputa eriti kinnise ukse taha kuhugi. Jah, et neid on väga raske saada, aga kõige suurem osa praegu, kui me räägime nagu kriminaalsest mõistest, on kõige rohkem sõjakuritegusi iseenesest mõistetavalt, siis järgmine asi on liikluskuriteod. Liiklus on seal väga-väga käest ära, hukkub rohkem inimesi teedel kui pommirünnakute all, aastas on circa 4500 laipa teedel, liikluskultuur on väga-väga madal, siis järgmise grupi võib moodustada, on niisugune nagu organiseeritud kuritegevuse alla juba hakkab liigituma, mis siis käsitleb, ütleme nii, salakauba vedamist, inimeste äravedamist, riigist välja, dokumentide võltsimine võib-olla ja muidugi me ei saa mööda korruptsioonist, et see korruptsiooni vastase võitlemise üksus on väga-väga tubli, seal on väga palju poliitilisi skandaale olnud, kus eksministrid, suurte asutuste juhte arreteeritakse, kuid on jälle pudelikael, kus prokuratuur veel võib-olla suudab asju menetleda, aga kohtutes takerduvad, kohtuistungid toimuvad väga-väga pika aja järgi ja täna mängitaksegi ehk aegumiste peale. Aga võtame need asjad järjest ette. Kõigepealt ma täpsustan üle, et sellist klassikalist tänavakuritegevust, röövimisi, vargusi, kaklusi, tänavavägivalda, seda siiski, ma saan aru, on minimaalselt või peaaegu, et üldse ei ole? Jah, mina pole näinud ühtegi, pole olnud isegi ka peaaegu kannatanu või oleks kuulnud, et kuskil nii juhtub, sest minu imestuseks oli see, kui ma küsisin, et siin kõnnib niisugune 1,75 mees, kuskil 130 kilo raske politseinik vormis ja tal on automaat üle õla. Ja siis ma olen küsin, et aga see on ju hea sihtmärk ju kurjategijatele, kolmekesi ligi on ju ja võtame selle automaadi ära, siis selle peale vaadati suurte silmadega kohalike kolleegide poolt, ütlesid, et kuulge, et siin politseid austatakse ja politsei ei puuduta niisuguste asjadega. Et austus vormi vastu on suur, jah, seal on probleeme, eks ikkagi kuskil röövimisi, vargusi on, aga see ei mõjuta nagu suurt pilti. Et õhtul võid julgelt tänava peal kõndida, meie missioonikolleegid, naisterahvad, nemad ei häbene või karda kõndida öösel pimedas, no mitte öösel, nii õhtul hilja ja kindlasti aitab kaasa ka see, et baarid on ju lahti maksimum kella 11-ni, restoran on lahti kella 10-ni ja kehtib ju komandandi tund üle riigi ehk keskööst kuni hommikul kella 5-ni on liikumispiirangud ja see jälle võtab kõik alla, ei tarvitata alkoholi nii palju, mõnuainetest ma seal ei tea, kuidas seal on, aga on teada olevalt, et mingid asjad seal liiguvad, aga jah, noored lähevad tänavalt ära, tänavad on puhtad ja see aitabki kaasa. Nüüd see liiklus, sa ütlesid, et sellega on ikka asjad käest ära, et liiklussurmasi on väga palju ja liikluskultuur on ääretult madal. Millega seda seletada? Ma arvan, et see on mingid samad paralleele saame tuua meie 90-ndates, kus kui oli natuke uhkem auto, sul oli vaja sõita kiiremini, sa pidid esimesena voori eest ära minema, järgmise voori juures pidid punasega üle jõudma veel, on ju, et näidata, kes sa oled, see on niisugune see macholikkus. Macholikkus on moes seal ikka jätkuvalt. Minul näiteks ei meeldi Kiievis sõita, ma väldin seda, kasutan ühistransporti ja näiteks ka teedel olen sõitnud 2 korda nagu nii Dnipro poole kui Odessa poole ja kiirteedel see on 110 ei ole kiirus seal. Ja inimesed on niisugused riskialtid ja nad ei karda midagi, aga nad ei arvesta, et nad teistele põhjustavad võib-olla valu ja seda. Ja teedel muidugi politsei on ilma kiiruse mõõtjateta, ilma varustuseta, jah, nad on olemas teede ääres, aga ma ei tea ja ma ei saa siiamaani aru, mis nad teevad seal. Et peatatakse kinni, otsitakse, vaadatakse dokumendi, mobilisatsiooni, vaadatakse, kas ta on selle all või mitte, aga niisugust klassikalist liiklusjärelevalvet on ju nagu turvavööde kontroll. Turvavöö ei ole seal moes. Seal takso taga istmine sõidad, siis on turvavööd on juba seal kinni pandud, et piiksuks on ju, ma sinna peale istun. Ja kui ma lahti võtan, siis taksojuhid on pahased selle peale, on ju. Ja siis kui ma räägin Eesti kogemusest, kui me alustasime siin 2007-2008 neid turvavööde kampaaniat, kui meil esiistmel kanti siis mingi 68% ja peale jõulist politsei nagu sekkumist või hakkasime tegema neid spetsiaalseid operatsioone, siis täna ma olen jõudnud 98% peale esiistme peale, et ma arvan, see on väga hea tulemus ja Ukrainast on sinna väga-väga pikk maa minna. Ja muidugi, mis seal liikluses teevad väga palju muret, on need samad nagu meilgi, need tõuksid, elektritõuksid.
seal sõidetakse kolmekesi seal peal on ju ja seal on veel munakiviteed on ju mäest alla, mäest üles ja niisugune niisugune ülemeelikus on see ja ilma kiivriteta ja õnnetusi juhtub. Õnnetusi juhtub väga-väga palju ja traumapunktides on põhikliendid lastest ongi, kes on tõukside pealt kukkunud. No, midagi selles mõttes on sarnast siis meie eluga, aga teadagi sõdivas riigis paraku on ka väga palju sedasorti inimesi, kes on käinud rindel võib-olla mitmeid kordi ja olnud seal aastaid ja kes on võib-olla jäänud füüsiliselt vigastamata, aga kes on siiski vaimselt võib-olla häiritud, vaimselt paigast ära. Ma tean, et Ameerika Ühendriikides, ka Eestis on üsna palju selliseid näiteid, kus sellised rindel käinud inimesed ei leia ennast tsiviilelus või tsiviilinimeste seas ja seal on kerge tekkima selline just nimelt vägivallakuriteod. Kuivõrd see on Ukrainas probleem? Nad ei salga, et see on probleem, aga nad sellest probleemist väga kõvasti ei räägi. Et praegu rahvusvaheline kogukond aitab seal üles ehitada, kuidas neid veterane toetada. Nüüd meie missioonilegi muudeti mandaati, me saime juurde omale lisakohustuse, et veterani poliitikat arendada. Ja meil on niisugune suur projekt, on niisugune Blue Haven, kus siis need samad, eelpool mis sa kirjeldasid, need tunnustega isikud saavad koguneda, saavad rääkida, nad saavad tuge otsida, seal on nii vaimseid kui füüsilisi probleeme võib-olla abistavad lahendada või pakuvad tuge. Aga see on suur probleem ja nüüd ukrainlased on aru saanud, et sellega tuleb tegeleda. Ja just on see, et praegu juba mõeldakse, mis saab siis, mis on peale sõda. Sul tulevad need sõdurid tulevad koju, kus nad leiavad rakendust, nende teenistus kohe langeb. Neil ei ole ju tööd pakkuda ja nad on kõik on ju kuskil külakohtadest, seal on ju kõik on lagunenud, see infrastruktuur on ju nad üles ehitada, riigil nagu nii palju võib-olla vahendeid ei ole, tuleb otsida tuge ja on esinenud need, kus rindemehed nagu ikka otsivad sealt alkoholist abi on ju ja kui sul on juba 2 rindemeest on koos, siis tuleb 3, tuleb 4 ja siis ikka midagi võib juhtuda. Ja mis seal salata, et sellest ei räägita väga palju, kõvasti on neid just suitsiidijuhtumid on hakanud sagenema, et kus inimesed on pettunud, ta tulebki, sa ütlesid mitu korda käinud rindel või ta on kaua ära olnud, tuleb koju, aga kui on naine on ära läinud. Just. Pere kaasa läinud või pere on hukka saanud, on ju, või sul lähisugulased või hõimlased on ju, siis nad murduvad. Rindel nad ei murdu, aga nad murduvad just sellest tavaelust. Teeme siin väikese pausi, mõtleme pisut seni räägitule. Pärast pausi jätkame sama sisukalt ja sama hooga. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ning mu tänaseks külaliseks on Margus Kotter. Mees, kellel on suur roll Eesti politsei edulool ning kes viimane aasta ja pisut rohkemgi on olnud Euroopa Liidu poolne nõunik Ukraina politseisüsteemi reformimisel. Margus, me peame rääkima korruptsioonist. Nagu sa siin enne pausi mainisid, see on väga valus teema Ukrainas. Kuivõrd sa ise seal olles oled kokku puutunud sellise olmekorruptsiooniga? Kuivõrd see korruptsioon kui probleem on Ukraina ühiskonnas tunnetatav? See on suur probleem ja õnneks räägitakse sellest väga palju, sellega tegeletakse ja ka riigi poliitilise juhtkonna tasandil, et ei aktsepteerita enam neid olukordi, mis oli, aga sõnad ja teod ei lähe kokku. Et see, kes räägib, see ise võib olla kõige suurem korruptant. Nagu pahatihti juhtub. Ja kus liigub raha, seal on väga palju korruptsiooni ja seal on, ütleme nii, et seadusandlus ei olegi kõige suurem probleem, vaid just on pigem uurimisasutuse võimekus tegeleda, nad inimesed kohtus ära menetleda ja IT-süsteemide arendus on väga-väga nõrk, paljud asjad käivad paberi peal ehk auditid võtavad kaua aega, asju avastatakse hiljem ja see, mis ma praegu kirjeldasin, on kõrgemal tasemel nii-öelda korruptsioon. Nüüd, kui rääkida tavainimese vaates, siis... argikorruptsioonist. Jah, et kui sul ei ole tutvusi, sa ei saa ka seal arsti juurde, sa ei saa last õigesse kooli, on ju, või sa ei saa mingid kohalikust omavalitsust kiiremini mingeid asju. Ukraina kolleegid sellest meile avalikult ei räägi, aga tead on, et arstile minnakse, siis meelehead kaasa võetakse, nagu meil oli, on see kommikarp, on see konjakipudel või on väike ümbrik, on ju, et jälle tagasi tulla. Aga nüüd, kui olla tänava peal, siis inimene võib kokku puutuda korruptsiooniga, on tavainimese jaoks on liikluspolitsei. Just.
siis on sõjakomissariaadid, et kus ostetakse ennast vabaks on ju, või ostetakse siis üliõpilastõendid. Aga sellega tegeletakse, näiteks nüüd alles hiljuti muudeti nüüd seadust, et kui sa oled ülikoolis õppinud rohkem kui 1,5 nominaalaega ehk 4-aastane aeg, 6 aastat ja sa oled seal juba 10. aastat, siis sa lähed juba mobilisatsiooni alla, et sul enam kaitset peal ei ole. Et sul on paber, aga sa koolis ei käi. See mobilisatsiooni moment, et seal ikkagi mehed teatud vanuseni peavad olema valmis, et nad saadetakse rindele, see omakorda on üks selline suur korruptsiooni ohuallikas, et leidub palju neid, kes on valmis maksma mis iganes raha, et saada sellest kohustusest vabaks. Ja kui leidub inimesi, kes on valmis maksma, küllap leidub ka inimesi, kes on valmis raha võtma ja korraldama asju seal siis. Eks ta nii ongi, aga nüüd on õnneks on siin muudetud palju seadusi ja nad peavad arvestama sellega, et sõltuvalt sellest tõendi liigist, see hakkab takistuseks enda järgnevas elus on ju, et kui sa tood mingi psühholoogilise trauma, mingi tõendi, see võib tähendada, et sa ei saa töötada teatud ametikohtadel, sa võib-olla ei saa relvaluba, sa ei saa võib-olla autojuhilubasi on ju, ehk ta hakkab tulema sulle tagasi teistpidi on ju, aga tavainimene ei mõtle selle peale hetkeolukorras ja siis nad lähevadki kaasa sellega, sest see on nagu ainus võimalus, et jah, kindlasti on raske juba uusi inimesi värvata, kui nad teevad seda ja tavatasemel ega seal ta on see traditsiooniline korruptsiooni allikad ehk need samad ehitusload, menetlusload, et kui siin rääkida Eesti ärimeestega, kes seal käivad, et siis ega ilma nii-öelda õigele inimesele võib-olla mingil ajal mingit asja maksmata või andmata, seda kiirendata seda on ju, et mida väiksem inimene oleb, seda väiksemad on summad, on ju. Ja nagu siin ikka meediast me saame lugeda, siis iga nädal võetakse keegi eksminister või on ju suure firma omanik võetakse maha, algatatakse asjad, seal avastatakse miljoneid dollareid, miljoneid eurosi on ju, millega seal nüüd tegeletakse, on see neopotismiga, et see onupojapoliitika, et oma sugulased on nagu kohtadele määrad, on ju niisugused nagu eluaegsed ametid, riigi tasandil tegeletakse sellega, et sul määratakse ameteks tähtajad, et sa ei saa ühes ametis olla seal 10-15 aastat või sa oledki 4 aastat, 2 ametiperioodi, ehk mis on see, vähendab seda, et sa kasvad selle süsteemiga kokku, et seal rotatsioonid, suur riik, siis siin viiakse mujale oblastisse, riigi poolt on tagatud sulle korterid, ametiauto on ju, lastele koolid, ehk nad on veel selles samas nii-öelda nõukogude süsteemis või kus ka Eesti oli kuni 2000 aastateni, et igal politseinik võis olla riigikorter näiteks. Nii võttes tundub, et see kõik on ikka väga sügavalt juurdunud, kuivõrd see Ukraina ühiskond on tänaseks ikkagi küpsenud selleni, et saavad aru, et see on üks asi, üks probleem, suur probleem, mis takistab neil arenemast normaalseks riigiks, mis takistab neil olemast normaalne riik ja mis võib-olla otsapidi on põhjus, et see sõda, see neetud sõda ei lõppe, sest neil on omal nii-öelda riigis sees nii tõsine probleem. Vot niisuguses riikides on nagu 3 faasi, et enne sõda on üks korruptsioon, sõja ajal on teine korruptsioon ja peale sõda võib olla veel suurem korruptsioon, sest siis tuleb raha, siis hakatakse üles ehitama neid süsteeme. Absoluutselt. Suured rahad lähevad liikuma ja seal leidub alati neid, kes tulevad saama peale seal välja. Ja nagu ma mainisin, siis riigi tasand tegeleb väga jõuliselt praegu selle korruptsiooniga, ehk on see seadusandliku baasi loomine, prokuratuuri võimekuse suurendamine, see on see antikorruptsiooniüksuste suurendamine, meie missiooni pööratakse järjest rohkem tähelepanu sellele, ehk kui sa saad selle seadusandliku fundamentaalse baasi korda, siis saad sa jälle edasi liikuda. Nüüd tuleb inimesi koolitada, õpetada, et nende mõttemaailm muutuks ka sellest teistmoodi, et mitte, et ma olen case by case elan, vaid sa tegelikult pead lahendama seda süsteemselt. Ja nüüd, kui me jõuame tavainimeseni, siis tavainimene tervitab sellist lähenemist, ta on kõik nõus, et nii peab tegema, aga kui sa räägid mingid tavateemadel, siis mis ma seal on kõik on korruptandid ja kinni makstud ja kõik on see, ehk selle mõttemaailma muutmine võtab ikka aega ja nad on harjunud sellega ja mis on ohumärk veel, inimene võib sinuga rääkida, aga nüüd, kui temal tekib see situatsioon, kus tema peab nüüd maksma on ja kellegile, ta teeb seda. Sellepärast, et ta muidu ei saa seda hüve või seda soodust, mis on talle vaja on ja mõnikord on see hädavajalik. Et see kõik on seotud ja see võtab aastaid on ju, et riigi tasandilt alustavad õige, kuid nüüd, kuidas see süsteem täielikult rakenduks. Saame näha. Margus, me peame rääkima veel ühest teemast, see on nimelt siis see netikelmide ja kõikvõimalike muude kelmide teema. Kui
Eestis on siin juba päris mitu aastat netikelmid, telefonikelmid, kõikvõimalike valeinvesteerimisplatvormide loojad ja muud tegelased röövinud inimeste kontodelt väga palju raha, miljoneid eurosid ja väga sageli osutatakse, et kogu sedalaadi kuritegevus saab alguse Ukrainast. Mitte ainult Ukrainast, aga sealt väga sageli ka. Et seal asuvad need kõnekeskused, seal asuvad need tegelased, kes kõiki neid võrke punuvad seal, mis siia lõpuks ulatuvad. Kuivõrd see probleem on Ukrainas üleval, kuivõrd need samad tegelased painavad Ukraina elanikke? Täitsa õige point ja mina oma ametitelefonile Ukraina numbriga, ma arvan, saan iga nädal 2-3 kõnet, on inimene otsas või on sul AI tekst, tuleb seal, on ju mingi, et vajuta nuppe, seda, on ju, juhatame edasi. Et neid me blokime, eks meid ka seal koolitatakse, õpetatakse, mis teha sellega, aga see on suur probleem seal. Ja täpselt süsteem on nagu ühes filmis, kus ehitati üles petukeskus ja seal käib täpselt sama skeemi järgi. Renditakse business-keskustest, ärikeskustest, renditakse korrused, ruumid, tegutsetakse 3-4 kuud, siis tuleb info, et kuulge, te olete, lekib siin midagi, järgmine päev on ruumid tühjad ja juba võetakse uued ruumid. Juhivad niisuguse gruppe, niisugused noormehed, kes sõidavad Maseratide, Bugattidega seal, siis nad on edevad ja tänu sellele nad võib-olla ka vahele jäävad seal need ninamehed, on ju. Aga need on suured probleemid, on kuulda olnud, et seal ka eestikeelsed inimesed töötavad juba Ukraina territooriumil, noored, edukad, teenivad ja päris palju on mitte kinnitamata andel on nende annekteeritud territooriumitel, seal Donbassi oblastis, seal Hersoni kandis, et on nagu selle Vene kontrolli all oleval territooriumil seal keskused ja sinna Ukraina võim täna kahjuks ei ulata. Aga neid võetakse kinni. Neid suletakse, aga neid on nii palju ja see on niisugune nagu omaette ärisektor, millega tegeletakse, seal on kiire raha ja Ukrainas on päris palju juhtumeid, aga nende haarded lähevad väljapoole. Aga nad ei saa ilma selleta, nagu meilgi Eesti meedias on läbi käinud, et kus nad saadakse nende, mis need boksid on, mis neid kõnesi saavad siin jagada või et need peavad olema sulle kohalikus riigis, et ilma nendeta ei saa, ehk see on päris suur mure. Ja me võime rääkida, et ukrainlased teavad, aga neil ei ole jälle seda ressurssi, et sellega tegeleda, nad teavad, nüüd neil tuleb valida, et kas võtta siis tegeleda selle sõjakuriteoga või raskem kuriteoliigiga, sest nende jaoks see kelmus sellisel kujul, nendeks oli probleem see. See ei ole nii suur probleem, kui on sõda, mis on ju seal samas, eks ole. Aga võtame need summad, siis Eestis kaotavad inimesed rohkem summasi kui näiteks Ukrainas, sest Ukraina tavainimesel ju seda raha nii palju ei ole. Just. Ja ega ma ju väga täpselt ei ole sellega kokku puutunud, et mis mõju see avaldab või kuidas seda koostööd saab paremini teha, sest ma arvan, meie Eesti Keskrimka või PPA on ju siin laiemalt on ju, nemad teevad sellest liinis konkreetselt tööd, et ma olen kindel, et tehakse head tööd ja ega sellest kõvasti ei räägita, sest ega need vaenlane ka ei maga. Kuivõrd ikkagi Eesti ja teised Euroopa riigid saavad, võivad ja oskavad seal teha koostööd nüüd Ukraina poolega? Ukrainas käib sõda, on täiesti selge, et sõjaga seonduvad probleemid on kõige tähtsamad probleemid ja ometigi kuivõrd seal mingisugune koostöö ka nende kelmikontorite osas toimib ja kuivõrd seal tänu sellele koostööle on siiski probleemi suudetud vähendada? No ma arvan, selline asi läheb ka orgkuritegevuse alla ja piiriülesele kuritegevusele ja siin ma arvan, et meie need jõustruktuuride asutused teevad koostööd. Ja nagu ma ütlesin, sellest avalikult ei räägita, et meie missioon nagu otseselt sellele ei keskendu või me ei tegele selle tasemega, aga meie vaatame seda suurt pilti, et kas on seal mingid seadusandlust või kuidas saab neid jälgida, neid telefoni, neid ja eks kindlasti on olemas omad taktikad ja meetodid, kuidas seda kontrollitakse ja seda nagu avalikult niimoodi ei jagata, et ma mõtlesin, et vaenlane ei maga, et saab ka teada ja meil on ju siin koostööleping ju sõlmitud alles hiljaaegu, on ta korruptsioon ja niisuguse organiseeritud kuritegevusega oli siin Läti, Leedu, Eesti, Poola, Ukraina on ju, et see areneb ja Ukraina me võime mõelda, mis on, aga me võime ennast digiriigiks nimetada, kuid selline digitaalne areng, mis toimub praegu Ukrainas, see on 3 korda kiirem kui meil omal ajal, et see areneb väga-väga kiiresti. Kuivõrd Ukraina sisejulgeolekuga tegelevad struktuurid jõuavad nii-öelda Euroopa tasemele või laiemalt kogu Ukraina riik, sa oled selles elus seal sees, kuidas sulle tundub, kas me saame näha tuntavas tulevikus
hoopis teistsugust Ukrainat, euroopalikku Ukrainat? mina usun sellesse. Tulevad uuendusmeelsed noored poisid, haritud mehed-naised, kes saavad ka haridust välismaal, käivad kursustel ja mul on väga hea meel, et praegu endine politsei peadirektor sai nüüd uueks siseministriks, kes on väga-väga Euroopa-meelne, väga-väga uuendusmeelne ja peale me kohtusime siin siis, kui ta oli veel politsei peadirektor ja tal on nii palju ideid. Ma arvan, me peame teisi missiooni sinna kõrval tegema, kus ta näeb neid probleeme, millega tuleb tegeleda. Aga üksinda see ei saa, ehk kui süsteem töötab sinu vastu, siis sa jäädki üksinda. Ta peab muutma just enda need lähikondsed, ehitama üles euroopalikud struktuurid ja me peame arvestama, et Ukraina on väga suur riik. Seal on praegu on riigis on 38-39 miljonit inimest on ju, kelle sa pead pakkuma seda sisejulgeolekut. Iga struktuur, sisejulgeolekustruktuur on enda ellujäämise nimel võitleb. Ükskord ma arvan, käib see kõks ära, nad näevad, et nii ei saa. No, et just see koostöö viib edasi. Tahaks loota. Margus Kotter, Euroopa Liidu strateegiliste reformide rakendamise nõunik Ukrainas. 1000 tänu, et leidsid aega tulla ka Krimi raadiosse. Sellega on tänane Krimi raadioga lõppenud. Stuudios olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Täname saate külalisi ja loomulikult kõiki kuulajaid. Postimehe digitellijad saavad tänast saadet järele kuulata aadressil kuula.postimes.ee. Uus saade on eetris järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio. Krimiraadio.